Have you ever noticed how some people walk into a room? They don't just enter, they arrive. There's something different about them. It's not about money. It's not about status. It's something much more valuable. They carry themselves as if they've already won at life. What does it mean to win at life? That's the question we must answer first. Most folks are playing the wrong game. They're chasing happiness in places it can't be found. They're looking for fulfillment in things that can only bring temporary pleasure. They're seeking meaning in achievements that once reached somehow feel hollow. Things is both simple and profound. Winning at life isn't about what you have. It's about who you... Let me share something with you that changed everything for me. I was driving down a country road, feeling pretty sorry for myself. Business wasn't great. Relationships were strained. I was wondering where I had gone wrong. And then it hit me. I was measuring success all wrong. I was counting dollars when I should have been counting growth. I was focused on what I didn't have instead of developing what I could become. That's when I realized the game of life isn't won by accumulation. It's won by transformation. The question isn't, what did you get? But who did you become in the process? Most people live with one foot in the past and one foot in the future, and they wonder why they're not getting anywhere in the present. They're stuck in regret about what happened or anxiety about what might happen. Meanwhile, life, actual life, is happening right now, and they're missing it. Acting like you've already won means living differently today. Not tomorrow, not next week, not when your ship comes in. Today, here's what I want you to consider. What if you already have everything you need to live an extraordinary life? What if the seeds of greatness are already planted within you, just waiting for the right conditions to grow? The difference between where you are and where you want to be is the person you need to become. And becoming that person starts with a decision to act as if you've already won. Winners think differently. They see opportunities where others see obstacles. They find lessons in failures where others find excuses. They invest time while others... I want to tell you about someone I know. This person started with nothing special. Average talents, average background, average resources. But they understood one thing that made all the difference. Circumstances don't determine outcomes. Decisions do. Every day, they've made decisions as if they were already the success they wanted to be. They read books that expanded their thinking. They sought out mentors who challenged their limitations. They practiced disciplines that others found inconvenient. They were willing to do what others wouldn't, so they could have what others couldn't. This isn't about pretending or fake it till you make it. This is about alignment, aligning your daily actions with your highest vision for yourself. It's about integrity in the purest sense, being whole and divided in your approach to life. Most people are waiting for success to happen to them. They're waiting to feel successful before they act successful. They've got it backwards. Success isn't something you pursue. It's something you attract by the person you become. Let me ask you something. If you were already the person you aspire to be, what would you do differently today? How would you spend your time? What conversations would you have? What thoughts would you entertain or dismiss? What habits would you practice without fail? Those answers reveal the gap between where you are and where you want to be. No nii, saame alustada. Vaatan, kas asjad kõik paika ilusti. Andke mulle märku, kas on ekraani näha, on mind kuulda. Ja pange chati ka enda küsimused, mis iganes need teil võivad olla. Et lisage julgelt siis need enda siia chati. Et saame need küla vaadata ja leiame vastused, et kõik saaksid õppida. On näha kuulda, väga super lõks. Ja ärge kartke küsida. Nii leiate vastused. Aga kokkuvõttev kõne, et chati kirjutasin ka, et selle kuu viimased õppekõned, siis vaatasin, 31 on ka veel, et see kuu on 31 päeva, et ei lõppe 30. ära. Aga 31 on juba siis Q&A vormis, et siis on uus kuu ka kohe järgmine päev algamas.
Aga kokkuvõttev kõne, et võtame kõik asjad kokku. Eelnevas kõnes käisime läbi siis põgusalt kiirelt eelnevad kontseptsioonid turustruktuurist kuni erinevate terminiteni asjadeni välja, erinevate kinnitusteni. Ja täna siis vaatame üle need kontseptsioonid eraldi, et kuidas, millal ja kas üldse on võimalik nende järgi siis kaubelda, tehinguid võtta, et teha endale võib-olla siis see kauplemisplaan, kui seda veel ei ole, või siis seda parendada, täiendada. Aga alustuseks vaatame üle esmaspäeval märgitu. Et esmaspäeval märkisin siis, peaksin värvid ära muutma tegelikult. Nii, paneme nii. Ja selle rohelise. Vaatame korra üle. Oi. 25 ja 25, okei, paneme siin ka. Setime need asjad siin paika ära, see on parem näha. Niimoodi. Et esmaspäeval siis mainisin neid kahte ala, supply demand nii-öelda siis info praktikas, et siin meil siis ostupoole supply demand ja üleval siis müügipoole supply demandid, 2 tükki. Et sai märkida need alad ja rääkida nendest aladest ja kui siit ostupoole pealt, nagu siin see tehing on, siis stop loss võiks olla ideaalis siin piki all või üldse siin põhjas. Ise sai sätitud stop lossis siia alla, mis on ka, kui vaadata seda, kus siin viskame natuke allapoole, et kus see vikk on, siis küünlakehad sulgusid ka siin eelnevalt, et põhimõtteliselt on ta struktuuri põhjas niikuinii. Ja sai sihtida järgmist supply demandi, mis on nii-öelda loogiline käik, et kuhu maani siis vaadata, oodata turu liikumist. Ja tuli siis siin see teisipäevane päev, kus meil turg avanes. Siin on Aasia sessioon. Nii, paneme hääled ka korra maha. Andke märku, kui tahate rääkida. Siis saate mikrid lahti teha. Et siin on Aasia sessioon ja iga siis järgnev sessioon läheb üldiselt jahtima eelmise sessiooni likviidsust või likviidsuseid. Ja London avanes, Frankfurt Openiga siin, Londoni sessioon siis avanes, tuldi alla, korjati ära Aasia põhi. Ja kui see on käes, siis liiguti ülesse. Võeti Aasia tipp ja eelnevad nii-öelda sessioonide siis kõrgemad punktid ka. Ja siit sai nii-öelda siis see kinnituse, selle likviidsuse haaramisega, sai see tehing kinnituse. Nii, kas ma saan siit õige koha pealt kätte ka? Kus siis turg tuli ilusti sisse, reageeris, stop lossist jäi siin nibin-nabin puudu, et stop loss ära võtnud ja tehing jooksis plahvatusega kasumisse. Vahepealne supply demand võib öelda, et sattus lihtsalt likviidsuseks, et siin väiksemal aaraamil ka, siis on põhimõtteliselt double top, et siin on hea likviidsuspunkt ja turg sellega siis ära võttis. Ja lõpuks siis New Yorgi sessiooni ajal jõuti siia ülemisse supply demandi. Ehk et sai olla valmis siis müügipositsioonideks. Ehk et minna siit müüki. Ja siin siis nii-öelda välja toodud sai 15 minuti supply demand, kus siis vaadata müüki, potentsiaalselt müüki. Nii, toome selle siia tagasi. Et võiks öelda, mõlema poole tehingud siis ilusti jooksid välja, isegi kui siin vahepeal võtta üks tehing, kus võis siis tulla, ma ei tea, 1%, 0,5% kahjumit, siis too tehing siin 1-2 pealegi, siis väike miinus siin tagasi anda, see pole mitte midagi. Et neid tuleb ikka ette, neid juhtub, see on paratamatus, et kõik tehingud ei saagi joosta võiduka lõpuni või üldse võiduni välja. Ja nüüd siis siin New Yorgi sessiooni ajal jõuti siia 15 minuti alasse, siin aktiveeriti see ala
aktiveeriti tehing ja tuli öö peale, kus siis järgmine päev viis ta lõpliku kasumini. Et sihiks siis siin see põhi, mitte enam see supply demand, sest see on juba ära kasutatud ja see enam vastu ei pea. Ja turg kukkus kolinal läbi, nüüd siis siia täpsustatud, nii, vaatame siia poole, siia täpsustatud siis 15 minuti supply demandi on ilusti siis turg sisse jõudnud. Ja siit, kui nüüd turg annab, praegu ta siin tantsib, taidleb, et siit vaadata siis ostupoole tehinguid. Et turg on natukene siit alast eemal liikunud, aga siit saab siis potentsiaalselt vaadata ostupoole tehinguid. Ja stop loss antud juhul siin tulekski põhimõtteliselt siia sammusele alla. Ütleme niuke 8-9 pippi. Et siia alla päris enam ei paneks. Siit nii-öelda ta jõuab maksimum lähedale 20 pippi minu stop lossi lagi. Ja kui ta selle punkti murrab, siis ta suure tõenäosusega kukub kolinal kohe kiiresti veel allapoole. Aga siin nii-öelda siis potentsiaalne ala jälle, et turg saaks tulla ülesse siia supply demandini, see oleks maksimum, mida sihtida ideaalis, et turg tuleks siiamaani kohtuma. Ehk et siis viimatised struktuuripunktid saaksid omavahel kohtuma, et turg võiks siit tulla, ehitada ennast nüüd siis ülesse ja siit uuesti siis kukkuda alla. Sest oleme 15 minuti peal. Nüüd siis bearish. Oleme langevas turus, kus meil turg liikus siit ülesse. Need võib 2 tükki kokku võtta. Tegi tagasitõmbe, liikus veel ülesse, tagasitõmbe, veel ülesse ja lõhuti juba struktuur. Liiguti siit allapoole. Nüüd tehti tagasitõmbe, väike konsolideerumine, see kõik üks liikumine. Siit turg tegi jälle tagasitõmbe, väike likviidsuse haaramine eelmise tipu pealt. Et ka siin, kui panna Fibo peale, siit tipust, siia põhja, siis turg päris 50% veel tagasitõmmet teinud ei olnud. Ja saame siis liigutada selle siia, mille nüüd siis turg tegi ära ja jõudis ka meil siin siis Fibo nii-öelda kuldsus alasse golden zone'i sisse. Ja võtame selle eest ära. Selle ka. Ja turg siit nüüd siis tekitas meile jälle mõned equalid, põhimõtteliselt siuke trendijoone likviidsus. Veel üks test ülesse, tekkis meil nüüd lower high ja siit toimus siis tänane sulamine. Et turg siis on nii-öelda alla suunas liikumas ja oodata, võtame siit selle sessioonide aja ära. Ja mida oodata? Oodata siis siin 4 tunni graafikul, siit põhjast tõmmata siia tippu, Fibo, oodata turgu tulema vähemalt siia 50%-ni. Et turg tuleks teeks enda tagasitõmbe ideaalis sügavamale, et kohtuda siin struktuuripunktiga ja et siit siis võimalusel jälle liikuda ülesse. Nii, Fiboga pealt ära. Kas siiamaani mõistetav? On nagu pilt selgem või kus mingi arusaam, ütleme, tekkinud ka, et kus nagu mingid tehingud olid, miks sai võetud, kuhu poole võetud, vaadatud. Ja siin siis nii-öelda need tehingud on ka välja mänginud. Ja siit ootaks nüüd uut lüket. Ja pange enda küsimused. Ootan küsimusi. Nii, aga nagu lubatud, siis läheks ajast tagasi. Võtame näiteks NZUSD. Nii, läheme ajast tagasi. Võtame 6. siit. Kuidas treiditakse uudiseid? Väga kiiresti. Uudiste treidimine on, mina otseselt ise ei tegele uudiste treidimisega, aga uudiste treidimine on, võiks öelda, et küllaltki keeruline, hästi närvesööv, agressiivne ja liikumised on ülikiired. Et seal on mitmeid variante, et kuidas uudiseid treidida.
kõige aluseks võiks öelda, et peaks olema ka siis vastav broker ehk maakler, on ta siis Fundekonto maakler või on ta teil päris kontomaakler, Vantage või kes iganes. Et see maakler peab ka siis võimaldama teil seda kiiret reageerimisaega. Ja seda pean ma silmas just stop-losse nii-öelda arvestades, silmas pidades. Et stop-loss, kui teil on ta pandud, et see läheks ka kinni. Et ei oleks seda nii-öelda läägimist sees või seda viidet sees, et kus uudis, ütleme nagu siin, toome näite, et võib-olla ootasite siit blokist endal ostu, sihtida mis iganes kõrgust ja stop-loss võib-olla oli teil kuskil siin all. Et ei juhtuks siuke asi, et nagu siin, et kus turg on liikunud teie stop-lossis sügavale alla läbi ja alles siis, kui toimub mingisugune rahunemine, siis siin pannakse kinni. Ja kui te siin olete riskinud 1%-ga, siis võite arvestada siin, et on mingi 2-3%, võib-olla 4% teie stop-loss üldse. Ja sellega on võib-olla siis ka nägemist konto. Kui teil on funded konto või mis iganes niisugused muud. Et maakler peab seda kõike siis ka võimaldama. Aga uudiseid, kui uudiseid, eks ta paras niisugune mängurlus on, võiks öelda uudiste koha pealt ja teinekord uudised ei anna seda efekti, mida oodata, siis üks võimalus, mida katsetada, proovida, muidugi ma soovitan seda backtestida, kui seda võimalik on, et enne uudiseid panna piisava stop-lossi varuga, näiteks endale siis kahepoolsed tehingud. Öeldame siin 10 pippi stop-loss, mõlemal pool siis 10 pippi stop-loss. Jah, võib juhtuda uudisega see, oleneb mis uudis on. NFP käib mõlemat pidi. Et võib juhtuda see, et mõlemad tehingud on teil nii-öelda aktiivsed niikuinii, üks osteine müük ja käib turg niimoodi, et käib korra üleval ja siis all ja siis paneb ülesse. Et võtab mõlemad välja ja oletegi ilma. Et uudiste kauplemisega soovitan olla ettevaatlik, et mina ise sellega ei tegele, ei soovita ka tegeleda, et pigem vaadata niisugust konkreetsemat, rahulikumat pilti ja tegutseda sealt siis edasi. Sessiooni settingud. Näitan korra uuesti üle. Need on minu sessiooni settingud siis. Kellaajad. Nüüd siis on paigas. Selle peaks tegelikult siia kella 1 peale panema nüüd, kuna on kella nihe toimunud, aga on veel ei pane, sest meil ka varsti kella keeratakse. Et siis on kõik jälle, võiks öelda, parlanksis. Aga need on minu sessiooni settingud ja Sydney sessiooni on siis märkimata. Et on märgitud ainult New York, London, Tokyo. Ja üli suur tähelepanu, et see UTC siin oleks +2. Et see oleks kindlalt märgitud. See oleks paigas ja siis ka teil siin all time zone kell. Et siit valiksite ka, nii kus meil siin, peaks olema siin Tallinn ka, just Tallinn siin. Et samamoodi ka teie graafik oleks õiges ajatsoonis. Et need asjad peaksid olema paigas. Kuid New Zealand USD, vaatame seda pilti. 4 tunni peal siis turg on meil downtrendis, on languses. Ka siit nii-öelda viimatises pildis, turg on siis langevas liikumises. Ja saame välja märkida enda siis viimatised supply demand alad. Et võtame supply demand temaatika esimeseks ja viimatised siis supply demand alad saame välja märkida. Siin oleks 4 tunni ala siin. Paneme siia juurde ka siis. Nii läks paljuks. See on 4 tunni supply demand. Ja võib ka siia panna siis müügi poole supply demandi, mis on ka meil 4 tunni. Need on kõige viimatisemad, kõige hiljutisemad. Oli ka siin ostupoole supply demand ja turg on praegu siin sees ära käinud. See ala on kasutatud, sellepärast ka seda välja ei märgi.
ja saaks märkida ka ühe suurema supply demand'i siia. Et supply demand'i reeglistiku järgi siis minu reeglite järgi, kuidas mina märgin, peab olema fair value cap peale supply demand'i või enne, oleneb kuidas sõnastada. Nendel mõlemal juhul on ta siin olemas. Nii, paneme siia ka 4 hash. Ja märgime ka siia võits kaugemale. Siin on vist turg juba sees käinud. Just nii. Siin on turg sees käinud, eelnevalt siis hea reaktsiooni saanud. Saame veel siia märkida supply demand'i ja ka siia. Vaatame korra siia allapoole, siin on sees käinud, saame ka siia põhja. Et see analüüsi tegemine, märkimine ei võta kaua aega, mõned klikid klõpsud ja ongi ta tehtud. Alad peal, märgitud ja oodata siis turu liikumist. Paneme ka sessioonid peale ja liigume 15 minuti peale. Hetkel siin nüüd siis 15 minuti pilt, tunni aja ma peaks võib-olla vahel võtma. Märgime siia hiljutisematesse juurde ka 1 tunni supply demand'i. Et üks ajaraam allapoole meie analüüsi ajaraamist, siis saame teha täpsustuse ja teha meie need supply demand alad siis täpsemaks. Sama kehtib ka siis teiste kontseptsioonide kohta, et saame teha need siis täpsemaks. Alumine jääb samaks. Alumist ei ole mõtet muuta. Alad välja märgitud ja saame näha ka, mida turg meile 15 minuti peal teinud on. Ta on liikunud alla. Nüüd siit on toimunud siis 15 minuti graafikul üles liikumine. Üsna pikas rodus, kerge tagasitõmme, veel üks üles ja nüüd alla liikumine. Et mida siit praegu ootaks, oleks siis kogu selle jala osas tagasitõmmet. Et meil on agressiivne liikumine siin algus saanud. 4 tundi on ka meil downtrendi suunas ja ootaks siit nüüd siis turgu tagasi langema. Turg võib saada enda reaktsiooni siit, et ei jõua meie supply demand'i, kui ta teeb siit väikse tagasitõmbe, et edasi alla minna. Või siis ootaks siia suuremasse supply demand'i sisse. Vaatame, mida turg teeb. Mängitame edasi. Nii, paneme niimoodi ka. Siin laseme New Yorki mööda. Ootame järgmist päeva, et näha, mida siin turg teeb. Nii, liikus natuke kähku ära. Siin nüüd on meil Aasia sessioon. London liikus ülesse, Aasia tippu võtma. Ja hetkel siia ühtegi supply demand'i maha jäänud ka ei ole, et millega siis potentsiaalselt minna siit tõusu kaasa, kui turg otsustab minna kõrgemale. Et võtta väike liikumine siis veel kaasa. Mängitame edasi. Tuli New Yorki sessioon ja siit siis ilus reaktsioon meie 4 tunni supply demand alas sees praegu. Ja turg on jõudnud ka siia nüüd kohtumispunkti, et ideaalne võimalus siis allapoole minekuks. Loomulikult see ei ole garanteeritud, ükski asi ei ole garanteeritud. Me lihtsalt saame vaadata ja kaubelda tõenäosusi. Turg võib teha siit veel ülespoole tõmbe ja siis alles tulla alla, kui üldse. Või toimub siit ka plahvatus. Aga siin on ilus 1 tunni peal siis, ma olin 1 tunni peal, peaks tagasi minema. Siin on 1 tunni märgi peal siis ilus liikumine, mis näitab meile müüjate tugevat positsiooni kohalolu. Teemegi niimoodi, võtan korra tagasi, sest jäi välja märkimata. Nii, kus meil on? Võtame siia tagasi. Jäi 15 minuti alad siis välja märkimata, et entry ajaraamil. Unustasin ära, jäime 1 tunni peale. Juhtub ka seda. Nii,
uuesti paika. Nüüd 15 minuti pildis ootame siin siis London Openit. Siin algas meil Aasia sessioon. Nii mõned klikid veel. Nüüd on meil hommikune aeg. Kella 9 on Frankfurt Open. Et oodata turgu minema ülesse, et ootame siis pullbacki siia ülesse alasse sisse. Ja ohumärk muidugi see, et turg on juba kohtunud meil siin. Kuid kui me oleme enda varajases teekonnas, ehk me alles õpime kauplema, vaatame kauplemist, erinevaid teooriaid, praktikaid, siis see ahnus ja rahajanu on nii kohutavalt suured, et unustame suure pildi. Ja siis me kipume võtma näiteks selliste kohtade pealt endal tehinguid ja saame mingisugused liikumised loomulikult ka siit. Siia turg päris täpselt sisse ei olnud. Kui entry panna siia ala algusesse on natukene, siis oleks turg siit kaasa haaranud. Et jah, mingisugune liikumine on võimalik, mingisugune risk reward on võimalik saada ka siin väga varajas faasis enne nii-öelda siis turu avanemist. Kuid pikka jooksu, pikka pidu väga sellele ei oota. Ja ahnus tuleb ka sisse sellega, et kui me saime siit isegi sisse hea positsiooni, siis me unustame ära enda TP-d, et kus on meie take profit alad. Kas ta on meil 1-2-le, on ta meil 1-3-le, 1-5-le, kus meil on? Ja teeme siukseid asju. Vaatame, et siit turg liigub ülesse, ta võtab selle tipu ära ja paneme sinna 1-15-le üliäge risk reward oleks ühe tehinguga Fundekonto tehtud. Või siis ütleme üks faas tehtud. Et siuke ebareaalsus hüppab kohe pardale. Mängime siin seda 15 minutit edasi. Siin antud näide oleks ilusti välja mänginud. Frankfurt Openiga, kus ta siin on? Kella 9, jah, kella 9 küünal siin. Ilusti nii-öelda siis enne London Openit Frankfurt Openiga oleks tehing aktiveeritud ja siit saanud siis selle kaasjooksu teha. Ja maksimaalne siht, mida vaadata, kui on TP-d nii-öelda käes, vaadata siis selle sama ajaraami järgmist supply demand ala. Ehk et 15 minuti supply demand ala oleks meil siin. See siis langev küünal. See oleks supply demand ala. Et kuhu maani üldse sihtida ja risk reward muidugi siin, siis tuleks ka lõpuks päris ulmeline. Küsimus on selles, kas meie närv vastu peab. Kas me suudame lasta sel tehingul joosta niimoodi lõpuni, et me teda ei näpi. Ja üks teine tähtis tähelepanek siia juurde veel, et kui meil on tehing aktiveerunud, siis me kipume teda ka vara näppima. Mis ma mõtlen sellega? Et kui tehing liigub, nagu siin see sinine küünal, nüüd must langus, tehing aktiveeriti, liigub tehing ülesse, liigub siit veel ülesse ja näiteks nagu siin 1-2 juures või veel varem isegi 1-1 juures toome enda stop-lossi break-evenesse juba. Aga mida turul meeldib väga palju teha, on siis seda entry kohta uuesti testida. Ja minu soovitus oleks see, et see riski summa, millega te enda tehingusse läksite, kui turg on näiteks jõudnud 1-2 juurde, siis võtta enda riskisumma välja. See võib tähendada mõnel juhul siis 50%. Et võtta enda riskisumma välja. Ma mitte mõnel juhul, jah, siin igatepidi tähendab see. Et võtta siis enda esialgne risk välja ja ülejäänul lasta joosta. Ja stop-lossi mitte näppida. Et kui me näpime stop-lossi, toome ta siia break-evenisse, siis selle tagasi tõmbega, mida turg siit tegi, ehk et meil liiguti ülesse, tagasi tõmme, siis siin võetakse see break-even välja. Oleme tehingust väljas ja näeme peale seda, et siis turg ikkagi läks meie soovitud suunas. Kuid siit ootame siis suuremas pildis müügi poole liikumist. Nii, liigutame siia. Huvitavalt see graafik liigub. Te ei mängita kaasa. Nii.
siin ilus reaktsioon siis, mingid suured uudised, need tasub lasta mööda ja on jõutud siis siia alasse sisse. Siin ühtegi 15 minuti plokki ei ole. Ehk et millega me saaksime nüüd teha veel täpsemaks. Ja endiselt on siin 15 minuti liikumine, siis veel on bullish. Ehk et selles nii-öelda tagasi tõmbas. Selle punkti ja selle punkti vahel, siis see 15 minuti siseliikumine on veel bullish. Et ootaks väikest shifti. Väiksemal ajaraamil me saame täpsema pildi. 1 minuti peale oleks juba näinud siin struktuuri murdumist. Et turg juba hakkab allapoole minema. Aga et saada nii-öelda see lisakinnitus, lisaconfirmation, siis tahaks näha turgu muutma enda struktuuri, et turg liiguks allapoole. Ja siit toimus veel siis liikumine ülesse. Ja turg siin oma reaktsioonidega jättis maha meile siis siia põhja 15 minuti supply demand'i. Ja nüüd oleme jõudnud siia ülesse täpsustatud supply demand'i. Paneme siia peale ka selle ja teeme selle punaseks. Nii. Et meil on 4 tundi, 1 tund ja nüüd siin ka siis paneme siia juurde ka siis nii nagu kord ja koos 15 minuti. Ja ootame, mida turg teeb. Oleme New Yorgi sessioonis, suht õhtune aeg juba. Üldiselt siis ei tahaks enam tehinguid võtta ka sellisel kellaajal. Ja turg ikka rallib veel ülesse poole. Et ei näita peatumise märke. Et sellepärast ongi meil need huvialad, et mitte kohe hoobilt sisse minna tehingutesse, vaid oodata siis turu käitumist. Klikime siit edasi. Sellisel kellaajal väga tehingut ei võta, ise ka ei võta. Tahaks näha siis tehingu alguse poole ja et turgu liikumas ja et olla võimeline ka siis elimineerima riski enne kui lähen siis näiteks magama. Et laseme selle läbi joosta Aasia sessiooni ka siia peale ja saame näha, mida uus päev meile siis maha jätab. Nii, paneme veel edasi. Nii, 8.45, nüüd küll 9. Ja uus päev, Aasia, liigub alla poole. Toimus väike alla liikumine, üles, just kui lower high ja turg liigub alla poole. Kuid endiselt me oleme siin siis tõusu suunas ja me oleme eelmiste struktuuripunktide arvestuses jõudnud ka ekstreemumini. Suht tippu. Suurt pilti vaadates arvestades 4 tundi, siis ootaks langust allapoole. Ehk et siia alumistesse supply demand aladesse. Võtame uuesti 15. Ja saame teha siin ka siis veel täpsemaks kogu seda asja. Nii, laename siit. Seda 15 minuti ala. Et märkida siia välja. Sinna viki tippu. Seda saagi. Siia. Nii see. See on meie esimene supply demand. Müügiks. Siin on meil järgmine. Et kus vaadata müüki. Ja hetkel rohkem ei ole. Ootame turgu toimetama. Ootame allapoole minema siis. Ja saame panen sellise näitena. Reaalsuses tahaks näha nii-öelda turu toimetamist siis, kuidas küünal käitub seal alas. Aga märgime siia siis peale. Ja siin ootaks siia supply demand'i sisse, see oleks esimene siht. Kõige kaugem siht oleks siia nii-öelda turu põhja. Ja teine ala ka, et kui esimene vastu ei pea, siis on meil teine ala siin ka. Stop loss ala peale ja esimene siht, siis siia alumine supply demand. Kui üldse turg siis need tehingud kaasa haarab, kui need aktiveeritakse ja kui need ka vastu peavad. Stop lossid ülimalt väiksed. Turvaline stop loss oleks siin üleval, aga see oleks siis üle minu maksimaalse siis stop loss summa ehk pipide arvu. Et sellepärast siin nii-öelda ala peal. Risk on suur,
turg võib need ära vikkida, vaatame, mis juhtub. Mul õrn aimu ka, mida turg siin tegi. Siin on esimene tehing aktiveeritud ja on liikumus allapoole. Nüüd seesama punkt, mida ma enne mainisin, ehk riski maandamine. Turg on praegu meil siin 1-2 juures ka juba käinud. Et olen varasemalt maininud ka, et ka mina ise ja ma saan väga palju lüüa ka niimoodi. Et kui turg on jõudnud 1-2, siis teinekord ma toon enda stop lossi break-evenisse. Ehk umbes siia maale. Siin antud juhul siis on ta veel elus. Nii liigutame selle siia poole. Siin on veel tehing elus, ehk et stop loss on break-evenis ja siis 25 või 50% tehingu suurusest välja võetud. Ja siit lasta tal siis joosta, mängida edasi. Vaadata, mida turg meile teeb, mida annab, mida teeb. Lihtsalt märkides välja neid supply demand alasid. New Yorgi sessioon ja siis see alumine supply demand jõudis ilusti meil kasumini, lõpliku kasumipunktini. Märkides välja lihtsalt neid supply demand alasid. Ja olles ja nähes nüüd, et turg on jõudnud meie 4 tunni suurema supply demandini, ehk me ootame siit siis alla pöördumist veel edasi. Kui sügav see toimub või saab toimuma, seda me täpselt ei tea. Aga me ootame siit siis reaktsiooni, ootame turu käitumist ja vaatame seda, mida turg meile siis prindib ja annab. Et mitte raiuda vastu siis turu liikumisele. Üldsiht, nagu varasemalt mainitud, oleks siin see. Liigutame edasi. Ja nagu siin oli, turg jõudis siia sellesse supply demandi ja tuli tagasi alasse. Ehk et see tehing oleks nüüd kindlalt läinud break-eveniga kinni. Aga jõudis siia alumisse supply demandi, siit oli oodata pullide liikumise reaktsiooni ja et turg liiguks allapoole edasi. Võtame tolle eest ära. Siin saab Fibo ka üle vaadata siit vikist 15 minuti liikumises, et turg ei olnud enda pullbacki teinud ka. Siin ta jõudis golden zone'i, teete esimene tagasitõmme. Kuid ka turg meil prindib siis natukene juba downtrendi liikumist. Ja et miks turg praegu siin nii kõrgele tuli, siis ka siit, sellest punktist, siit võttes nüüd siia põhja, siis turg ei olnud jõudnud meil 50%-ni. Ehk et ootaks turgu kõrgemale. Ja nüüd turg jõudis meie siia alumisse supply demandi sisse ja on liikumas siis siia golden zone'i poole. Ehk ka ülemise tehingu aktiveerimise poole. Nii, võtame selle eest ära. Ma pole NZD USD aus olla. Ma ei mäleta, mis ajast kaubelnud. Et minu igapäevane põhifookus on GBP-l ja natukene ka euril ja GBP JPY-l. Neid paare ma lihtsalt jälgin ka, aga tehingud, kus ütleme siis kogu selle päeva sagine juures, ma üldjuhul ei jõua nende tehingu vaatamisteni siis. Et GBP ja muud asjad võtavad oma selle tähelepanu ja ka minu selle siis päevase tehingute protsendi arvu endale. Et selleks peaks võib-olla tegema mingi teise konto juurde, et millega siis võtta teisi paare. Aga siin nüüd oodata turu liikumist veel. Jõuti uuesti siia supply demandi ja liiguti läbi. Et miks läbi? Sest see supply demand oli ära kasutatud. Ja selle vastupidamist enam ei oota. Ja turg liikus läbi. Ja nüüd liikus ülemisse. Nüüd on küsimus see, kas see ülemine ka vastu peab. Sest ma olen 15 minuti peal ja kogu see 15 minuti liikumine 4 tunni peal võib-olla lihtsalt väike saba ülesse ja siis alla. Aga 15 minuti peal, kuna see on küllaltki väike ajaraam, me näeme siin siis väiksemat struktuuri, väiksemat pilti. Stop loss ülimalt väike ja siin on oht ka see, et see ei pea vastu ja turg paneb üles poole.
täpselt nii juhtus, saba otsaga nii-öelda siis see stopp võeti ära. Vaatame, mida turg edasi teeb. Liiguti uuesti ülesse. Ja jätkab siit üles liikumist veel. Mitte väga pikalt. Et siin võeti stopp ära. See oli teine nii-öelda siis huviala, mida vaadata. Tolles päevas supply demandi järgi. Ja rohkem alasid siis müügiks on. Küll ostupoolele, jah. Ja siin nii-öelda kui 15 minutit vaadata, siis jah, 15 minutit siin on meil bullish, on tõusutrendis, kuid 4 tundi on languses. Et oleme ikka veel 4 tunni siis tipus, et liikuda potentsiaalselt suurde langusesse. Ja uus päev, natukene paljus edasi keritud, uus päev siin juba algas, toimus Aasiaga, siis toimus likviidsuse haaramine siit ala pealt, tipu pealt ja saame märkida siis välja siin supply demand alad, mitte ühtegi ei ole, tuleb alles esimene meil siin. Nii võtame selle siit natuke väiksemaks ja toome selle siia. Esimene supply demand alles tekkis siin. Enne siis New Yorgi algust. Allpool siin ka, kust on ka turg siis mingisuguse reaktsiooni juba andnud. Siin oli meil ka supply demand. Ka potentsiaalne nii-öelda siis entry koht. Vaatame, mida turg edasi teeb. See supply demand on põhimõtteliselt kasutatud, et selle vastupidamist enam ei ootaks. Ja on meil siin ekstreemumis siis 15 minuti. Nii, supply demand siin. Et kuhu poole turg siis liikuda võiks, mida püüdma minna võiks. Turg liikus siia sisse, see supply demand kasutatud ja turg tekitas meile siia uue supply demandi, kus siis vaadata potentsiaalset müüki. Panen siia näidistehingut siis sisse, stop siia peale, jällegi ülimalt väike, teine siia ja stop siia peale, veitsa suurem. Esimene siht siin, mida jahtida sama ka teisel tehingul. Esimene siht oleks siin ja suurem siht oleks see supply demand siin all, mida siis jahtida. Ja vaatame, mida turg teeb, kuidas toimetab. Et põhimõtteliselt samal meetodil saate ise ka teha ja ma soovitan teil teha ise ka backtestimist. Võtke endale sobiv teoreem, termin, erinevad lisakonfirmation veel, ajaraamid, likviidsused, sessioonid, kõik muu temaatika veel ja backtestige seda niimoodi. Mingi ajast tagasi mängige päeva haaval, et kus te päriselt ka vaataksite neid tehinguid ja kus suunas. Ja pange need peale ja laske turul siis mängida, et näha, kuidas turg toimetab ja kas üldse nii-öelda siis kaasa haaratakse või kuhu poole turg plaanib liikuda. Siin tundub antud päev on käest läinud. Aus olla siis siin, sihukesel kellal 20.00, ma ise selle tehingu kustutaks ära. Ei julgeks siin tehingusse minna. Et turg jõudis ka siia eelmisesse alasse uuesti sisse, et siin on niuke õhkõrn siis võimalus, et see tehing võiks lõpuni joosta nüüd siis siia põhja. Et siin tehingus ei julgeks olla. Vaata, mille turg edasi teeb. Ja just selle samusel põhjusel. Et siin turg hakkas siis õhtu poole, volüüm väheneb ja turg tavaliselt siis jätkab enda seda liikumist, mida ta on teinud. Ja siin turg jätkas enda liikumist. Liiguti ülesse poole. Ehk et see tehing siit nii-öelda siis kaob ära. Et jälgida kellaaegu, et need ka backtestimisel oleksid võimalikult reaalsed nii-öelda meie igapäevastele toimetustele. Ja võib-olla jätsime ühe ootel tehingu siia sisse, vaatame, mis saab sellega
et ootame turgu minema allapoole. 15 minutit on jah, küll veel bullish, aga suures pildis ootame siis langust, et saada pihta sellele nii-öelda varasele langusfaasile. Ja teine tehing lendas ka läbi, siin siis Aasiaga. Jah, Aasia sessiooniga. Pole õrna aimu ka, mis siin toimus. Et mingi suurem mõjutus maailmas, sihukesed asju juhtub, see ei tähenda seda, et analüüs oleks teil vale, strateegia oleks vale. Ei, see ei tähenda seda. Vaid sihukesed asju tuleb ette, need on paratamatused ja tuleb oodata lihtsalt uut positsiooni. Et vaadata, mida turg siis teeb. Nägime järgmise päeva. Siin 15 minutit ronib veel kõrgemale. Ja 4 tunni pildi peal siis oleme jõudnud natukene kõrgemale tippu. Siin 4 tunni supply demand, mis meil oli, see on siin täielikult ammendatud. Turg on murnud välja ja järgmine ala on meil kõrgem siin. Kuid endiselt oleme ka siin 4 tunni pildis, see jääb isegi daily peale võib-olla, oleme selle ja selle punkti vahel veel. Ehk et turg on siis nii-öelda liikumas ülesse poole natukene, teinud ka jah, siit korraliku tagasitõmbe, et siin võib olla potentsiaal, et turg liigub veel ülesse poole. Kuid vaadates välja, siis suur pilt on meil langus. Et ootaks turgu langema allapoole edasi. Otsustavaks saab see, kui turg meil siis siit punktist läbi murrab, sulgub väljapool. See on otsustav punkt, et siis on turg liikumas pigem bullishi poole. Aga siin veel hetkel nii-öelda siis karu liikumine, karu suund ja täpselt sama teema nagu siin ennemgi. Saame välja märkida enda supply demand alad, et mis jääksid siis selle päeva kauplemise ajaraamidesse. Siin turg käis sees ära, see kasutati ära ja jäi meil siia alla siis järgmine ala. Saame märkida ka ostu poole, laename siit, polegi peale märkinud, ja küll märgime siit poolt. Siin on meil ostu poole supply demand, kohe vaatan chati ka, olete juba kirjutanud sinna. Nii, märgime siia ka. Ja saame öö veel. Hästi palju supply demand'e, just kui siis võiks öelda, et kütused anklad. Siit võtaks nii. Likviidsuspunktid, mida turg võiks püüda, neid ära täita, tankida, et liikuda siis võimsamalt edasi. Nii, vaatame veel chati. GBP ja JPY paaril on sul ka maksimum stop loss 20 pipi. Ei, kindlasti mitte. Et seal on pippide arvestus natukene enne, et seal 20 pipi kindlasti ei ole. See oleks liiga väike. See võetakse põhimõtteliselt seal väikse jõnksuga juba ära. Et seal liigub väga, väga kiiresti. Kas TradingViews iga tasuline pakett laseb seda sessiooni indikaatorit kasutada? Tasuta versioon laseb ka. Seda sama indikaatorit laseb ka tasuta versioon. Aga tasuta versioon ei lase teil minna väiksematel ajaraamidel siis replay moodi ehk ajast tagasi, et teha backtestimist, kus te saaksite väiksemal ajaraamil minna ajast tagasi, vaadata seal hinnakäitumist ja hüpata ka suuremal ajaraamil, et teha enda analüüs. Et tasuta versioonis minu meelest sai replay'd mängida ainult daily's. Daily oli kõige madalam. Et saada siis ka väiksematel ajaraamidel, nagu 1 minut, 5 minut, 15 minutit, saada ka nendel nii-öelda siis replay moodis ajast tagasi minna, siis on vaja tasulist paketti ja piisab täiesti, nagu ka minul endal on, see Essentials ehk kõige algelisem. Rohkem ei ole vaja. Essentialsiga saate minna ajast tagasi väiksematel ajaraamidel ja lisada kuni 3 vist oli, kuni 3 indikaatorit korraga. Et annab võimaluse see. Et piisab täiesti sellest. Aga tasuta versioon laseb ühte indikaatorit kasutada. Ja siin samamoodi supply demand alad. Märgin peale
stop lossid, siin peaks stopp olema siin, sest wiki tipp on siin üleval ja sihtida siis alumist. Sama temaatika selle ülemise alaga, stop loss ala peale või siis siia wiki peale. Ja sihtida seda. Ja altpoolt, oleneb kumba pidi turg aktiveerib. Meil on Tokyo sessioon, ootaks turgu tulema allapoole, ideaalis, et korjaks ära Aasia põhja. Ja siis liiguks üles edasi. Kuid teinekord on see, et turg joob peaaegu Aasia põhjani ja saadakse reaktsioon. Kõik oleneb sellest, kus on siis ka dollari indeks parasjagu oma paiknemises, et kus ka dollari indeks siis positsioneerub. Ja paneme siia siis näitena ostupoole tehingu. Stop lossi ja saame selle ala alla ja esimene siht siin see ala. Ja mängitame läbi. Siin liikus alla välja. Jah, võib ka siia panna neid näidistehinguid. Esimene nii-öelda tehing siit läks vastu tuult. Oodata turgu tuleme ülesse, et saame sealt reaktsiooni. Siin võiks öelda ka see on siin nii-öelda vastu taevast läinud, et nii-öelda 1-2 tehingut. See on lihtsalt ootamine, et mitte 1 minuti peal minna ja taielda seal. Et kui siia panna ala peale tehing, stop loss oleks samamoodi pidanud siin all olema. Võib-olla veel oleks elus, suure tõenäosusega saab see ka purustatud. Paneme ühe siia ka, et lihtsalt näidata teile siis seda nii-öelda märkimist, strateegia meetodit, loomulikult seal teha veel enda analüüsides ka, et kuhu poole vaadata siis turgugi liikuma ja kus oleksid, mis võiksid olla ka teil lisakinnitused veel, et minna nüüd siis sellel sekundil, minutil konkreetselt täpselt tehingusse. Siin see ala, täpselt samamoodi siis turg tuli võttis, nagu näha. Vaatame siia lähemale sisse. Siin ka turg tuli võttis üli napilt, siis stop lossi ära. Võtame selle siit eest ära. Tuli vikkis natukene ära, nagu ma ütlesin, need on just kui kütusetanklad ehk likviidsus, mida turg siis tuleb püüdma, et jahtida, püüda siis lõpuks neid ülemisi. Ja siin antud pildis siis ka veel, turg on veel bullish, ka 15 minutit on veel liikumas siis ülesse. Küll nüüd uudisega oleneb, mis siin järgmised küüned teevad, kas liiguvad ka ülesse, aga ilus siis 15 minuti peal siin karude reaktsioon. Ja mõlemast ülemisest alast lihtsalt kiutati läbi, et sellepärast ka nii-öelda vaadata ja pidada ka silmas, et kui on tulemas uudised, nagu siin, see pikk küünal, suure tõenäosusega uudise küünal, 15.30, jah, et siin uudise küünal, et ka vaadata, et tehingud või ooteltehingud ei jääks siis sinna uudiste aega, et lasta võib-olla uudise mööda. Aga need tehingud samamoodi siis saab ära kustutada ja siin siis ülitäpne entry, võtame selle ka siit eest ära, sellest alumises. Pikendame lihtsalt siia poole, kus siis turg tuli sisse, saba otsaga aktiveeris, kasutati ära nüüd see viimane kõige alumine supply demand ja siit siis turg plahvatas ülesse. Et kas sihtida nii-öelda siit supply demandi või järgmist või üldse struktuuri tippu. Et selle ühe tehinguga saab kustutada siit kõik need kehvad tehingud ja olla veel isegi kasumis. Et see on lihtsalt siis supply demandi märkimise koha pealt. Nii, võtame selle ära. Võtame audi. Seda me ei ole ka üli-ülipikka aega vaadanud. Ja vaataks nüüd üle, siis võtame mingid muu kuu. Võtame näiteks siit. Vaatame üle nüüd siis order bloki temaatika, et selle samamoodi, sama ajast tagasi minna, vaadata ära, kuhu poole meil turg liikumas on. Suures pildis 15 minutit on meil siis allapoole liikumas. Küll siin lähipilt on kergelt liikumas üles. Vaatame 4 tundi. 4 tundi meil
eriti midagi ütle, on ta isegi languses, võiks öelda, kui vaadata suurt pilti, on ta languses, aga siin on väga suke jõhker konsolideerumine, võiks öelda 4 tunni pildis. Aga mida tähelega panna, on siis siin, et on meil liikumine ülesse, turg teinud tagasitõmbe, uuesti ülesse, equal hide ja nüüd uuesti teinud tagasitõmbe. Et siin me samamoodi saame olla siis potentsiaalse suurema liikumise alguses, et minna üles kaasa. Ja vaadates nüüd veel lähemalt pilti, kus on meil viimatine nii-öelda siis 4 tunni struktuur, 4 tundi siin on meil alla liikumas. Üles alla, üles alla, üles alla, üles alla. Ja vaadates ka viimaseid punkte, silma järgi saab juba öelda, et siin, kus meil siin on tipp, siin on turg jõudnud 50%-ni üle ka. Ehk et saame siia selle põhja peale ja siia viki tippu. Siin on ka turg jõudnud üle 50%, ilus tagasitõmme, terviklik liikumine. Järelikult saame Fibo liigutada edasi. Siin samamoodi turg jõudis 50%-ni ja nüüd siin see põhi. Ja nüüd siin veel ei ole turg siis 50%-ni jõudnud ja ka golden zone'ini. Ja kui vaadata ka eelmisi liikumisi, siis kui siit turg hakkas liikuma allapoole, siis tullakse testima seda eelmist põhja. Turg liikus siit läbi, tuli testima, liikus alla. Eelmine põhi siin. Turg tuli testima, liikus alla. Et kui ootaks siia testima. Et seda liikumismaad siis väiksemal ajaraamil veel on ja erinevate päevade kaupa siis, kas on üks või 2 päeva oleneb kaasa turu liikumine võtab, aga siit ootaks siis nii-öelda turgu tulema natukene veel ülesse. Sellega on suund paigas, New Yorgi lõpp. Märgime ka siin order blokid välja, et kus meil on viimatised order blokid siis, et order bloki temaatikat nüüd rakendame. Viimane tõusev küünal enne siis suuremat langust. See oleks meie order blokk. Sama ka siin. 2 order blokki siin, et mida jälgida, mida vaadata, see on siis suuremal ajaraamil. Siin on meil ka üks suur order blokk, aga see käis siin sees. Ja allpool, kas meil ka siit õnnestub, vaatame korra, kus meil see jalg on. Või on siin turg sees käinud. Siin oleks see order blokk siis. Siin on saba otsaga, nüüd turg käinud ka sees. Võiks öelda, et turg on selle ära kasutanud. Need välja märgitud. Vaatame korra, kas siin 4 tunni peal. Siin jalas ei ole ühtegi. Siin vahel oleks ka. Selle on samamoodi. Turg on ära kasutanud. Et on väike nii-öelda puude siia sisse tehtud. Aga jätame ta peale. Ja nüüd 15 minut vaatesse, et mis see meile see päevavaade siis ka räägib. Ja saame siin ka välja märkida see order blokid, kui me kasutame order bloki kontseptsiooni teoreemi. Meil oli order blokk siin ja turg kasutas selle siin sammusel ära. Suur plahvatuslik üles liikumine. Turg võiks see tagasi tõmba teinud ja on veel turg siis selle sama punkti ja selle ülemise punkti vahel kinni. Ehk et turg siit vaikselt enda pullbacki teeb ja võiks oodata nüüd siit üles liikumist edasi. Vaatame siin allpool. See on ka kasutatud. Siin on ka viimati turg nüüd sees käinud. Ja kõige lähim order blokk, mis meil siin ostu poole peal on meil siin. Mida see vaadata ja on meil müügi poole order blokk siin vastas. Siin meil oli ka müügi poole order blokk, kus siis turg ka sees käis. Ja saame müügi poole oma saame märkida ka siin. Siin müügi poolel märgime siis viimast langevat küünlat, või tähendab viimast tõusvat küünlat enne suurt langust. Ja ostu poolel märgime viimast langevat küünalt enne tõusu.
ehk siis nii-öelda Fairway Capi küünla esine küünal. Aga need order bloki küünlad ei pea asetsema siis Fairway Capiga ühes. Et võib olla mõni küünalt vahel, aga selles jalas, nii-öelda nagu siin, selles jalas peab olema Fairway Cap. Ehk et siin meil oli ka see viimane langev küünal, see must küünal, oli meie order blokk ja siis meil on kohe siin Fairway Cap ja hiljem ka siin üleval. Et Fairway Cap on see magnet, mis tõmbaks turgu tagasi ja turg tuli siia sellesse order blokki uuesti sisse, saada reaktsioon ja hetkel liikume see eemale. Ja siit ootaks turg üles liikuma, hiline aeg, siit võtaks ühtegi tehingut ehk laseme turul lihtsalt siit läbi joosta. Võime panna huvi pärast lihtsalt siia, paneme lihtsalt ootel tehingu, stopi paneks siia samusele alla. 4 pippi. Üli väike. Olematu stop loss. Sihtida ülemis seda. Vaatame, kui poole turg liigub. Nüüd oli Tokyo sessioon. Reaalsuses sellisel kellaajal nagu siin 10-11 ühtegi tehingut ise võtaks. Laseme siin joosta. Võtta just selle pärast ka. Ja, turg liikus veel allapoole. Nii võtame. Vale asja kustutasin. Tehingu tahtsin neist ära võtta. See order blokk, et miks see order blokk ka vastu ei pidanud? Just selle samal põhjusel, et siin kasutati ära. See order blokk on kasutatud. Siin kasutati ära ja hea võimalus, turul liikuda. Ja turg jättis meil maha, põhimõtteliselt siia samasesse alasse, siis järgmise order bloki. See on siis müügi poole order blokk. Siin ostu poole oma ühtegi vastas ei ole. Ongi see suurema ajaraami oma veel seal. Siin ka nüüd on 15 minuti peal, on küünlad sulgunud allpool. Siit põhjas siis. Tõmbame see joone peale. Küünlad sulgunud allpool, et justkui siis struktuurisuunu muutus, ehk et 15 minutit on siis downtrendi poole minemas. On langu sees. 4 tundi meil suures pildis. Suures pildis on siis languses ja ka siin, selles väiksemas vahepildis ka siin on siis langu sees. Ehk et turg võiks liikuda siia selle order blokk alani siis välja. Nii, sessioonid lähevad ka ennast ära ja ootame siis Londoni avanemist. Saab võib-olla siia ooteltehingu sisse panna, mis kell keegi ärkab. Panna siia ala algusse sisse ja stopp. Turvaline oleks siin ala peal 11,3. Täitsa okei. Ja sihtida siit seda põhja. Või siis pikendame selle siia suure ajaraami alani. Tasub ka märkida välja veel see, et siin on meil likviidsus. Siin on oht, et turg võib tulla siia ülemisse sisse veel. Aga need oleksid 2 nii-öelda huviala potentsiaalset kohta, kus siis vaadata müügitehingut. Loomulikult kõige parem oleks jälgida siis reaalajas turukäitumist nendel aladel ja ka uudiseid, mis siis tulevad. Need on mul lihtsalt siin peale visatud, välja märgitud. Ootaks turgu tulema ülesse. Ja turg liigub veel allapoole. Nüüd, kui turg jõuab siia alla alani, siis me enam müügitehingud ei ootaks. Muidugi oleneb ka, mida turg sinna alla alas teeb, kuidas ta suuremal ajaraamil ka käitub. Aga siis ma ei ootaks, vaataks enam ühtegi müügitehingut. Turg jättis maha meil siia ka. Siis müügi poole order bloki. Paneme siia ka 14 tehingu peale ja siht siia suurema ala poole. Nüüd London avanes. London on just võtnud ära Aasia likviidsuse.
ja mingis punktis ootaks siis turgu nüüd pöörduma ülesse. Ehk et tegema enda pullbacki, Aasia põhi on käes, on jõutud ka suurema ajaraami siis order blocki sisse ja ootaks nüüd siis 15 minuti peal turgu tegema pöördumist. Vaatame, mis saab või turg jätkab enda trendi. Praegu veel London ka langeb hirmsa hooga veel allapoole. Saame märkida siia välja järgmise order blocki, mille siis on ka turg maha jätnud ja potentsiaalne entry. Juhin ka tähelepanu, et need tehingud kõik, mis siin märgitud on, siis need kõik tehingud ei ole kooskõlas ka Fiboga, kui te kasutate Fibo. Et peaks ootama turgu tagasi pöörduma, et siis minna tehingusse. Et kui siia praegu Fibo peale tõmmata, meie viimatisest korralikumast tagasitõmbest, kui tõmmata praegu Fibo peale, siis põhimõtteliselt need alumised tehingud, need peaksid menüüst ära kustuma. Ja neid ei peaks üldse vaatama, ei peaks tähelepanu koonduma ainult nendel siia. Et kui vaadata siis suures pildis Fibo liikumist. Mängitame edasi, vaatame, mille turg teeb. New Yorgi sessioon, kas New York pöörab nüüd turu siis teistpidi suunda, mida üldiselt tehakse. Londoni tipp on ka siin suhteliselt lähedal, et peaks olema hea, lihtne, kerge, siis New Yorgil seda ära noppida. Kuid vaatame, mis saab. New York jättis meil maha siia veel ühe order bloki müügi poolele ja on näha ka siin 15 minuti peal siis turu aeglustumist. Ehk et agressiivne liikumine on just otsa lõppemas, seda andis ka aimu märku siit ka väiksema volüümiga küünlad ja nüüd siin võiks öelda mõnetine konsolideerumine. 1 minuti peale me näeksime siin juba siis turustruktuuri suuna muutust, et turg tuli alla, muutus, veel üks alla tõmme, likviidsuse võte parimal juhul ja siit ootaks, et turgu siis ülespoole minema, et turg teeks enda pöördumise. Kuid siin nii-öelda sügav langus sees tollel päeval, et jätkata nii-öelda selle trendi liikumist. Näidis tehing lihtsalt peale, stopsi ülesse, miinimum võiks olla siis 1-2. Nii, vaatame, mille turg teeb. Jõudis sisse, aktiveeris, suure tõenäosusega see läheb stop lossi. Vaatame. Ja täpselt nii juhtus. Läks stop lossi. Ostupoolele meil turg veel ühtegi order blokki siia printinud ei ole. Ehk et meil peaks olema langusküünal ja selles jalas siis peaks olema ka fair value gap. Nüüd siin, selles samas alas, on meil esimene order blokk ostupoolele tekkinud. Võtame selle kõige alumise tehingust ära. Ehk meil on tekitatud ka siia samasse alasse siis eelmise order blokki kohale. Oi, ma märkasin supply demand'i. See on see, kuidas teemast teis hüppad. Siin order blokk peaks olema see. Tõusuküünal langus üks. Minu viga. Kuid põhimõte sama. Ja nüüd siin siis langusküünal tõusuks on meie esimene order blokk, mille siis on turu maha jätnud, et minna ostupoolele. Jällegi kellaaeg oluline, siin hakkab kell 8 saama. Väga suur küsimus, kas võtta sihukesel ajaperioodil tehingut või mitte. Tuleb ainult backtestida ja endasse nii-öelda siis tõde leida. Ja siit saab neile välja märkida, et kus oodata siis turgu sisse tulema. Turg alumisse ei tulnud ja printis meile siia järgmise. Ja order bloki ja supply demand'i teema siis on peaaegu sama, aga order blokil on see võimalus märkida viimast langevat või viimaseid langevaid küünlaid. Ja põhimõttega sama, et mida rohkem meil siin jalas neid order blokke on, siis need on ka justkui nagu likviidsus, justkui nagu kütusetanklad, mida siis turg võiks püüdma minna. Sellepärast ka siin kõige esimene ja nüüd ka siin teine sai lihtsalt sõidetud läbi, sai purustatud ja need jäid ka meil siis Fibo 50 alla poole. Ehk et kui me tõmbame siit, kus meil see viimane punkt oli, kas see siit Fibo peale, siis need olid kõik allapoole 50.
Ja siin meil järgmine order block, kus siis potentsiaalselt nii-öelda ostupositsiooni vaadata. Ja order blocki puhul ka, põhimõtteliselt nagu fair value gap'i ja ka supply demand'i puhul, siis kus on meie entry, kas me paneme entry ala algusesse, ala keskele, et see mängib ka risk reward'is, ennekõike siis väga suurt rolli, kuid ka selles, kas meid üldse tehingusse kaasa haaratakse. Et teinekord võime just selle entry valimise tõttu jääda siis maha. Nii, siin oleks 1-2 miinimum. Vaatame, kas turg siit õhtusel ajal siin reaalselt ise sellisel kellal enam tehingut vaataks, nagu ka praegu see kell, mis meil reaalsuses siin siis on. Kuid mängitame välja. Siin tuli tooki sessioon, jõuti siia order blocki sisse, see tehing on siin aktiivne ja suurem siht siin oleks üldse siia põhja. Esimene siht oleks 1-2. Märgime siia selle 1-2 välja. 1-2 oleks siin. Suurem siht oleks siin selle põhja purustamine. Ja turg liikus. Siin ka õhtul või öisel ajal siis see tehing aktiveerus, et sellises tehingus ei tahaks olla, tahaks näha, et saaks vajadusel nii-öelda korrigeerida, jälgida turu liikumist, kuidas turg toimetab. Et just see, et kui me siin 10 aegas magama läheme ja turg jääb siin konsolideeruma, siis ei tahaks üksus konsolideerumises sees olla. Tahaks näha turgu trendimas. Et seega põhjus siin, miks see ei pidanud siis vastu. Võtame selle tehingust teest ära, platsi natuke puhtamaks. Ja siin see order block nibin-nabin jäi natukene puudu. Ülimalt frustreeriv, mis teha, nii on. Ja Aasia siit läks ja Aasia puhul saame siia ka märkida välja, turgani jätame meile siis maa siia order blocki. Kas viimane langev või viimased langevad küünlad. Ja siit vaadata siis ostupoole tehingut, et turg siit on üles liikumaas. Ja 1-2 oleks see miinimumsiht või siis järgmine ülemine ala. Paneme siin 1-2. AUD, USD, täpselt samamoodi üks paar, mida ma ei tea mis ajast reaalselt kaubelnud. Et lihtsalt endale ka huvitab vaadata, kuidas see kõik välja kujuneb. Siin ka langusküünal ja on meil siin siis fair value gap. Nii, kohe tagasi. Ehk et siin meil ka order block, nüüd see küünal on sulgunud, Reipile moodis siis küünlad alati sulguvad ja siin on fair value gap. Ehk et jällegi potentsiaalne koht, kus siis nii-öelda seda turu liikumist kaasa vaadata. Märgin lihtsalt peale, siin ala all, stop loss või siis siia põhja. Ja miinimumsiht võiks olla siis 1-2. Kohe vaatan chati ka. Kas MetaTraderist ka räägid? Siin praegu mitte, ma võib-olla saan rääkida sellest või räägin sellest võib-olla Q&A's, aga ma teen MetaTraderi kohta eraldi video. Et kuidas seal siis hallata enda tehinguid, kuidas võtta osalisi kasumeid, et kõike neid. Et teen MetaTrader 5 baasil siis teen selle video, et kuidas seda kõike siis teha ja hallata, et oleksid asjad selgemad. Aga siin ka jällegi see ala turg jõudis siia sisse, nüüd on aktiveerunud ja turg on meil 4 tunni vaates jõudnud siia alumisse order blokki ja ootaks turgu veel tuleme ülesse, et tehtaks siis selle jala osas
korralik tagasitõmme. Ehk vähemalt 50%. Turg seda veel teinud ei ole. Et ootaks turgu tegema seda. Küll turg liigub praegu allapoole, et ka siin 4 tunni pildis, siis on siit struktuuri murtud. See võib olla ka lihtsalt siis 4 tunni vaates liquidity grab, et minna siit siis ülesse. Et lihtsalt kaubelda, vaadelda tõenäosusi. Mängitame siit edasi. Siin turg aktiveeris, on ka aktiveerinud ostupool oma. Siuke 0 seis, pati seis. Võtame siit natuke puhtamaks, need alumised ära. Toome selle natuke külje peale. Ehk et see ostupool on siin aktiveerunud, müügipool on ka aktiveerunud. Ühelt poolt ootame siit, turgumine on veel ülesse. Teist poolt siin order block, ootame turgumine alla. Et 4 tunni vaates ka ootame siis seda korrektsiooni pullbacki selle pika languse osas, aga samas 4 tunni osas on ka siin põhjas tehtud struktuuri murdumine siit eelmise põhja pealt. Et turg justkui tahaks minna ka allapoole veel. Et mitu siis teemat ühes kompotis koos. Vaatame, kuhu poole turg meil liigub. See order blokk siin on kasutatud. Turg tuli sisse, liikus välja, sellega kasutati ära ja nüüd on turg sees. Et mida rohkem turg välja liigub ja uuesti tagasi, siis üks kasutus ja järgmise puutega me vähendame seda tõenäosust, et see ala vastu peab. Et turg võib kukkuda allapoole läbi. Ja täpselt see siin juhtus. Et turg tuli sisse, meil oli siin order blokk. Siin toimus order blocki kasutus. Tekkis justkui lower high ja turg sulas allapoole. Ehk et mingi kasum siin tehingus oli, 1-2 jõudnud, 1-1 jõudis ilusti siin. Et võib-olla reaalsus jõuab break-evenisse, kes paneb 1 juures. Minu puhul siit oleks tulnud väike kerge miinus. Ja on jõudnud turg nüüd siia alumisse order blocki sisse. Ja ülemine jookseb hetkel siis ilusti plussis kasumis 1-2 juures. Kas nüüd tuua break-evenisse, võtta osa kasumit välja, enda valik, enda strateegia, mida keegi just parasjagu rakendab. Ja kaalumine siis enam vastu ei pidanud. Et turg tuli siia sisse, kasutust ära, esimene kasutus, pikendame siia poole, oligi meil siin, turg jõudis sisse, kerge kasutus, õrn üles liikumine ja ei näita otsest siis austust ala suhtes, siin nende küünaldega, ei näita otsest austust ja ka siin, kui see vikiga küünal tekkis, ehk et kerge ostjate surve oli, aga see küünal sulgus siin alas sees. Et oleks tahtnud näha küünalt sulguma siin. Et siis oleks olnud kõik okei. Ja too tehing siis lõppes ka miinusega. Kuid see tehing veel on siis jooksmas. Üldine siht siin. See on siis kõige suurem siht. Et sellised order blokke saab välja märkida ja vaadata ja kõik on siis enda tehingute haldamises. See on see, mis need kasumid ja kahjumeid siis reaalselt loob. Et kuidas me haldame enda tehinguid, millas me tehingutesse läheme, mis kellaaegadel, et vaadata seda, mida on sessiooni printinud, mida maha jätnud, kuhu poole turg liikumas on, kus ta suuremas pildis on liikumas. Et kõik need punktid tuleb arvesse võtta. Vaatame, kuhu siin see turg üldse välja liigub. Kas pöörab siit uuesti üles ära. Oli meil siin ka order blokk ja üks veel siin. Siin on samamoodi nüüd kasutatud. Tuli tooke sessioon, paneme play peale. Ja siit liigub, tundub üles ilusti ära. Jah. Et siia alumisse päris jõudnudki, jõudis siia order blokki, siit veel reaktsioon. Et ka see tehing, mis siin aktiivne oli, siis enne magaminekut paneks ta kinni. Siin juba kella 6 aegas, eriti kui ta jõudis siin alasse sisse. Siin antud juhul
Niisugune 3,45 risk to reward, täitsa adekvaatne, täitsa hea. Aga täpselt, võiks öelda, täpselt samasugune põhimõte peaaegu nagu supply demandil on ka order blokkidel. Et kuidas vaadata, kuidas kaubelda, jälgida siis turu liikumist, kuhu poole meil turg liikumas on, mida turg meil teeb, kus meil eelmine sessioon oli, mida turg tegi, kuidas ta liigub, et minna selle turu liikumisega kaasa. Et iga sessioon läheb siis jahtima eelneva sessiooni likviidsust. Siin London võttis ära Aasia tipu, New Yorgi jaoks oli alles veel Londoni põhi ja Aasia põhi. Ja täpselt seda siin siis tehti. Võeti nüüd ära, aktiveeriti siin ja liiguti edasi. Nii, näitaks veel kiirelt, natukene pikemaks läheb, loodan, et ei ole väga hullu. Aga võtaks kiirelt põgusalt ette ka siis fair value cap'i. Võtame samamoodi 15 minuti temaatika ja võtame siit ka august, võtame mingi 14 nädala alguse. Oi, siin mul midagi peale ei märgitud, kustutame käib korra. Nii. Võtame siit, tegelikult võtame mingi teise päeva. Läheme uuesti algusse. 15 minuti graafikule minema. August, võtame siis 21 august. Nii. Nüüd läks. Fair value cap'i temaatika, euro USD, siis see läks nii-öelda rakenduseks. Vaadata turu liikumist, kuhu turg liikumas on. Turg on meil siis suures pildis uptrendis. 4 tunni pildi peal on ta meil downtrend. Et kui vaadata siit, siis 4 tunni pilt on meil downtrendis. Ja ka siin kõige viimatisem, siis küünalde liikumine, turustruktuur, joon graafik annab parem pildi, on meil siis downtrendi suunaline. Et turg ehitub allapoole. Siin ka hetkel veel madalam tipp võrreldes eelmisega. Kuid võime olla siis potentsiaalselt pöördepunktis, et liikuda ülesse. Nii, ja 4 tunni peal täpselt sama asi nagu teistel ajaraamidel. Saame siin välja märkida siis fair value cap'e. Et fair value cap'i temaatika, et kus on siis meil kasutamata fair value cap'id. Võtame korra sessioonid pealt ära, siis pilt puhtame. Nii. Siin on meil kasutamata fair value cap. Paneme ta lihtsalt niimoodi. Siin üleval. Ja siin on meil osaliselt on ta kasutatud natukene, aga meil kasutamata fair value cap'i on siin järgi. Ehk magnetid, mis tõmbaks turg üles poole. Turg positsioneerub meil siin praegu, kus meil hinnapiir on. Ja vaatame siit hinnapiirist allapoole, kas meil siin ka on fair value cap'i, mis on kasutamata. Sihukest proportsionaalselt suurt adekvaatset näha ei ole. Ehk et see on kuskil siin sügaval, siin jalgas. Ühesõnaga, meil on praegu siis suuremad huvijalad on 4 tunni fair value cap'id üleval pool. Allpool hetkel ei ole veel ühtegi. Nii, paneme sessioonid peale ja saame märkida ka siin 15 minuti peal siis fair value cap'id. Turg on üldiselt langevas ja 15 minutit näitab kerget tõusu tendentsi. Et turg meil on siit langend, alla, tagasi tõmme, langend, kerge pullback. Nüüd siit on liigutud üles poole, murtud eelmist punkti. See punkt on meil ka väga-väga tähtis. Aga meil võiks öelda, et on esimene alge üles liikumiseks. Siin on tekkinud justkui siis higher low.
Nii, siin fair value cap on kasutatud. Allpool ka ei ole ühtegi. Lähim fair value cap siin 15 minuti peal on meil siin. Mida siis turg veel kasutanud ei ole, kust saaks vaadata siis potentsiaalset ostu. Ja hetkel turg on siin selles sees. Fair value capide eesmärk, kordan üle, on saada kasutatud. Ja kas saame siit ka 15 minuti, siin on võetud. Esimene suurem on meil siin. Kaunis kõrgel. Laseme siit selle New Yorgi mööda. Ilus reaktsioon oli fair value capi sees. Ja siin siis nüüd Tokyo. Vaatame, mida meil Tokyo siin maha jätab. Või jättis. Et fair value capiga, kui siit näiteks see tehing, mis on siin väga öösel, kui on isegi ootel tehing teil, siis fair value capi 2 varianti, mida mina soovitan, isegi 3 tegelikult, stop lossi ma ei soovita panna siia fair value capi alla, sest väga tihti juhtub seda, kus turg tuleb ja vikib selle fair value capi täielikult ära. Et arvestada stop loss, kui pipide arv kannatab, fair value capi esimese küünla alla, nõks alla poole või struktuuri põhja. Teinekord võib see pipide arv minna liiga suureks. Aga näiteks esimese küünla alla ja sihtida siis järgmist hinnatippu või struktuuri tippu. Siin 1-2 oleks ilusti hommikuks taskus olnud. Aga see selleks. Siin fair value cap kasutatud ja vaatame, mis siin Tokyo meil maha jätnud on. Ühtegi fair value capi hetkel ei ole, kus vaadata siis ostu. Tuleb London. London jättis meil maha siin 2 fair value capi. Teine eriti pisike. Nii pisike, et raske pihta saada. Ja ootaks turgu siis nüüd pöörduma. Neil on 2 potentsiaalset kohta, kus siis tehingud vaadata. Ostu poole tehinguid. Stop loss. Siin on meil fair value cap. Selle puhul oleks siin. Ja kui panna teine tehingu näide, siis stop loss oleks siin selle musta shooting star küünla all. 2 erinevat tehingut, 2 erinevat varianti, et kust vaadata siis ostu poole liikumist. 1-2 võiks olla see miinimum, mida siis sihtida. Kui struktuuripunkt annab vähem, see oleks neil siht. Muidugi kõrgem siht veel üleval. Aga 1-2 võiks olla selline miinimum, mida üldse jahtida. Tasub ka tähele panna seda, nagu igas liikumises, turg tuleb testima eelmist struktuuri. Meil siit ka turg liikus, väike siseliikumine ja toimus murdumine, turg tuli alla, siia testi. Siin turg võib teha sügavam alla tõmbe, ehk et need mõlemad tehingud võivad minna stop lossi, aga ootaks turgu, tuleme siia Aasia tipu peale siis kohtuma. Vaatame, mis saab. See on lihtsalt tõenäosus, lihtsalt fair value cap peale märgitud, näidata fair value capi siis liikumise järgi võimalikke potentsiaalseid tehinguid ja asju. Võib-olla ka suur uudis siin, uudiseid ma ei näe siin replays. Ja esimene tehing suure tõenäosusega, ka teine tehing, vaadates seda, kui agressiivne karude liikumine siin on, et võivad minna mõlemad. Fair value cap on ainuüksi siis ülimalt riskantne strateegia, mida rakendada. Ta asetseb teinekord meil just nendes ebasobivates alades, täpselt 50% peal või siis seal premium alades. Et fair value capi üksi on üli kõrge risk siis kaubelda. Ja kui siit ka Fibonacci peale võtna, siit põhjast siia tippu, siis need mõlemad fair value capid on meil discount alas. Või tähendab premium alas. Ehk et me ostame suhteliselt tipust. Siin on meil
premium ala ja me ostame siit tipust lootusega, et turg läheb veel kõrgemale ülesse. Selle asemel, et vaadata siis 50% tehinguks või golden zone'i ja leides siit golden zone'ist, kuldsest zoonist või siit lähistelt siis kas enda order bloki või supply demand ala. Kui turg neid siis annab või on maha jätnud. Vaata, mis saab siin. Ja täpselt 4, mõlemad tehingud siis põrrusid. Et fair value gap on ütleks, et üks keerukamaid kontseptsioone, mida siis arvestada, mille järgi üldse kaubelda. Ja rohkem fair value gap'e siin siis ostupooleks ei ole. Ja turg on meil maha jätnud siin selle agressiivse liikumisega, siis müügi poole fair value gap'i. On ka siin vahepeal väike fair value gap murdepunktis. Siit võiks võtta need 2 tükki omavalisi kokku. Niimoodi. Vaata, mida turg teeb. Liikus alla. Siin see mul märkimata. Siin oleks olnud ka ideaalne võimalus nii-öelda müügitehinguks. Aga samamoodi, kui siit müük panna, stop loss peaks olema siin, siis esimese fair value gap'i küünla peal ja 1-2 võiks olla siis see miinimumsiht. Ilusti oleks see too välja mänginud. Aga fair value gap on üksinda siuke väga keeruline, väga raske kontseptsioon, mille järgi see vaadata ja kaubelda. On ka siin järgmine fair value gap. Siit vaadata müüki, stop loss peaks olema siin, fair value gap'i esimese küünla peal. Võibolla stop loss läheb liiga suureks, 18,1 pippi, siis mida saame teha, stop lossi ma ei tahaks väga muuta, aga saame entry't muuta, näiteks fair value gap'i keskelt. Võtta enda tehing ja 1-2 võiks olla see miinimum siis. Et suures pildis oleme languses, kuid siin võime olla siis väga varajases faasis tõusutrendis. 4 tundi on meil ka, siis võiks öelda justkui siin supply demand alas sees, et siit võiks turg saada põrke siis üles liikumiseks. Kõik oleneb seda, mida turg siin plaanib nüüd teha. Läheme tagasi 15 minuti peale. Vaatame, mida turg siin siis toimetab. New Yorgi sessioon. Vaatame, kas jätkab või pööratakse ringi. Tundub, et New York jätkab siin seda liikumist. Jättis meil maha järgmise fair value gap'i, mille järgi siis kaubelda. Siin oleks ka stop loss oleks muidu liiga suur. Et panna entry, siis fair value gap ala keskele. Ja 1-2 võiks olla siuke minimum risk to reward. Turg jättiski järgmise maa. Ja samasugune muster nii-öelda välja joonistumas, kus turg jätab maha neid fair value gap alasid. Siin stop loss tuleb lihtsalt nii suur. Et ka need fair value gap alad siis käituvad ka justkui likviidsus, justkui tanklad. Et fair value gap'i eesmärk siis on saada täidetud. Et lõpuks turg siis tuleb täidab ära. Vaatame, mis siin juhtub sellel päeval. Rohkem fair value gap'i siin 15 minuti peal turg maha jätnud ja 4 tunni peal ka all ühtegi fair value gap'i ei olnud. Mängitame siit edasi. Siin nüüd on siis New Yorgi lõpp. Ja ideaalis ootaks siis ka, kui turg plaanib nüüd allapoole veel minna, siis kogu selle jala osas ootaks korrektsiooni, et turg läheks allapoole. Mängitame siit edasi. Vaatame, mis nende aladega, nende tehingutega saab. London tuli sisse ja karvajagu jäi puudu. Siin ongi nüüd seesama täpsustuse punkt. Et siin ma selle fair value gap'i, selle entry siis, panin fair value gap'i keskele, sest stop loss
läks küllaltki suureks juba. Sai nihutada. Et iga täpsustus, mida me teeme, siis sellega me suurendame seda riski, et me jääme tehingust maha. Kui oleks entry olnud ala alguses, oleksime saanud põhimõtteliselt siit sniper entry täpselt sisse. Siis, kui siin uudised tulid. Ja turg liikus siit siis, liigutame selle kasu 1-2. Turg liikus siit kohe hoobilt, 1-2. Ehk et väga-väga pikk aeg, enne kui üldse siis tehingusse kaasa oleks võetud. Ja kui teeme täpsustusi, siis siit ka maha. Et ainuüksi see kontseptsioon, siis mis me siin läks, 2-3 päeva enne kui esimene tehing üldse tuli. Vaatame, mis ülemiste aladega saab. Ma praegu siin rohkem välja ei märgi. Et siin nüüd see fair value gap on siis nii-öelda puudutud ja ootaks turgu liikuma kõrgemale. Paneme ta play peale. Siin järgmine ala, fair value gapi eesmärk on siis saada täidetud. Seega ei oota siis nende alade vastupidamist, nende tehingute vastupidamist. Ka siit väga enam. Vaatame, turg teeb, kas liigub kõrgemale või liigub alla edasi veel. Hetkel liigub veel edasi. Täpselt sama teema, peaaegu sama vist. Nagu eelmisegi entry sai pandud fair value gapi keskele, kui panna entry fair value gapi algusesse, siis oleks jällegi täpselt punkti pealt saanud kaasa. Ja 1-2 rohkemegi veel oleks on siis käes üldine struktuuripunkt, kui see on 15 minuti pildis, siis siin, ikka 1-5. Et kõik oleneb meie täpsustustest. Vaatame, kus see on 4 tundi üldse meil liikus. Kas ta lõpuks pöörab ringi, et praegu 4 tundi liigub meil ka ikka veel siis alla suunas. Nii, tahtsin tehingud ära võtta siit eest. Et 4 tundi on meil ka allapool liikumas, siin ühtegi fair value gapi täitmata ei ole. Kui siis siin. Siin allpool. Aga ootaks turgu siis lõpuks pöörduma, et murraks struktuuri ülesse poole. Sügavam tagasi tõmme veel. Vaatame, mis siin juhtus. Low system resources. Okei, siit tuldi võtta veel likviidsus ja tuli veel alla poole. Sama hea näide ka veel, et miks mitte jonnida turutrendiga, nii et pausi ka. Nüüd, et miks mitte jonnida turutrendile vastu. Et kui meil suur ajaraam, nagu meil siin, kus meil siin viimatised märkimised olid siin, selles punktis, kui viimatised tehingud. Et kui meil suur ajaraam on liikumas allapoole, siis mitte jonnida vastu, et jah, ta siin andis mingi tõusu, aga mitte jonnida vastu, et ta nüüd pöörab, nüüd pöörab. Ei, me tahame näha nii-öelda meie analüüsi ajaraamil ka siis struktuuri murdumist, turu suuna muutust, et saada sellest aimu. Et siin jah, esimene mingi märge oli, kui turg siit läbi tuli ja siis kukuti jälle alla poole. Et käis lihtsalt üks likviidsuse võtmine. Sama pilt on ka nüüd siin, turg on liikunud alla poole, meie põhi on siin, liigutud ülesse, siit on läbi murtud ja hetkel tundub, et justkui nagu oleks higher low tehtud. Et turg võib olla nüüd alles valmis üles minema. See ei ole ka garanteeritud. Et see võib olla ka jälle lihtsalt üks suurem tagasitõmme ja suures pildis me oleme ikkagi langustrendis. Oleme ikkagi languses. Seni ka, kuni siis teist korda võiks öelda veel struktuuris murtud ei saa. Et seni ka ikka veel langus. Ja nüüd võib öelda, et on siis bullish ja võib 4 tunni järgi suuremas pildis vaadata nii-öelda siis tõusu liikumist. Ja kui meil turg on nüüd nii-öelda tõusu liikumisse läinud
siis mis iganes alades, mis iganes kohtades me enda fair value cap'id välja märgime, siis nende fair value cap'ide reageerimist ei ootaks sellist, et turg on nagu siin, tuli fair value cap'i sisse, et turg tuleb sisse ja murrab nüüd siia alla. Ei, ma seda ei ootaks enam. Vaid need fair value cap'id toimivad kui kütusetanklad, et mis täidetakse ära ja turg liigub ülesse. Et tahame siis kaubelda kõige hiljutisemaid fair value cap'e, mida siis turg meil on maha jätnud. Üks siin põhjas ja 4 tunni peal siin vahel. Rohkem siin tõusu fair value cap'e hetkel ei ole. Et turg annab siis tõusutrendi signaali ja tahaks minna nüüd siis ostupoolele natukene rohkem kaasa kui müügipoolele. Nii, natuke läägib. Vot, nii palju fair value cap'idest, order blokkidest, supply demandidest. Ma ei hakkaks video väga pikaks tegema, et saame Q&A sessioonidest täpsemalt rääkida, läbi arutada. Loodan, et saite siit suuremat väärtust, võib-olla rohkem taipamist, arusaamist, kes siis järgi vaatab, et ka siis uuesti üle kordamist, et kes ei jõudnud siia kõnesse siis. Aga vaadake üle, korrake, backtestige, et need on meetodid, kuidas siis rakendada, näitasin ära, kuidas minna suuremalt ajaraamilt väiksemale ajaraamile ja teha seal veel täpsustusi ja kus poole siis neid tehinguid asju nagu vaadata. On võimalik vaadata ka siis selle ühe päeva sees mõlemale poole tehinguid. Et need on ka võimalikud. Teades, tajudes riski ja saades aru ka, et mida me siis teeme. Et mitte lihtsalt emotsioonide ahnusega olla turul. Vot, aga mina tänan teid nende õppevideode hetkeses õppevideode seeriate eest. Kellega näeme, siis näeme laupäeval, katsun laivi teha weekly overview. Ja kellegi näe, siis näeme uuest nädalast alates, teeme siis terve jooksva kuu, teeme Q&A kõnesid, kus saate küsida ükskõik mida. Et mina ootan teiepoolset sisendit ehk teiepoolset küsimusi ja katsun anda siis teile võimalikult parimad, detailsemad, täpsemad vastused, lahendused teie küsimustele, et teile saaks see pilt siis selgemaks ja paremaks. Seniks aga soovin teile tšau poka ja super ägedat, ilusat nädalavahetust teile